Tere mõnusat esmaspäeva ja ma vaatan kohe. Ma loodan, et ma olen kuulda. Täna on siis taas esmaspäev ja kohvipausi aeg. Mina olen Õnnela Seinamets, assistendikooli juht, virtuaalassistentide koolitaja ja mentor. Ja täna ma mõtlesin, et räägiks sellisest teemast nagu raha. See on selline teema, mis köidab meid kõiki. Ja sel korral ma mõtlesin, et räägime seda läbi teenuse hinnastamise. Pealkiri on küll virtuaalassistendile suunatud, kuid ma arvan, et see teema tegelikult kõnetab ka teisi ettevõtjaid, teenusepakkujaid. Ehk siis mul üha rohkem, mitte rohkem, võib-olla ikka ja jälle tundub, et see hinnastamise teema on selline valus teema meile kõigile, et keegi ei taha olla võib-olla selline ebaõiglane. Samas jällegi tahaks ju õiglaselt raha küsida ja mille järgi siis seda otsustada. Pidevalt jõuavad minuni või ka kogukondades esiplaanile sellised küsimused, et kas ma peaksin võtma tunnihinna või ma peaks hoopis tegema paketid, mis on fikseeritud hinnaga. Ja mis siis saab, kui ma ütlen liiga kõrge hinna ja klient ütleb ei? Või ma küsin liiga vähe ja lõpuks saan aru, et ma tegelikult ei tule üldse toime selle rahaga. Need küsimused on täiesti õigustatud küsimused. Ma olen ise olnud täpselt selles kohas ja ma ei saa öelda, et ma täna tunneksin ennast väga kindlana, kui ma mingisugust hinda pean määrama, sest olgem ausad, me oleme ikkagi kõik inimesed. Ja selline kuidagi petturi sündroom või mingi muu imelik fantoom ikka poeb põue, kui sa pead hinnast rääkima. Ja mis mõtlesingi, et millest see tuleb, et ilmselt see tuleb sellest, et ega meile ju koolis ei õpetata seda, kuidas oma aega ja teadmisi hinnastada. Ja väga paljud meist siiski on pigem töövõtjad kui teenusepakkujad, ehk et siin toimub ka väga oluline mõtteviisi muutust, ehk et kui sinust saab töötaja mõtteviisist ettevõtja mõtteviisiga inimeseks, ehk et seda switchi seal vahepeal on ikkagi päris keeruline ära teha. Et sa ikkagi mõtled väga pikalt justkui töövõtjana. Ja kui sa hakkad hinda kujundama, siis see ikkagi otseselt mõjutab ju seda, et kas sa teenid piisavalt. Seal on väga suur seos ka motivatsiooniga, kui sa ikkagi saad väikest tasu, siis ilmselt see motivatsioon sind väga kaua edasi ei vea. Ja lõpuks on ikkagi see, et kas selle hinnaga töötamine on jätkusuutlik. Ja ma mõtlesin, ma toon äkki välja 5 punkti, mis mulle tundub, millest me võiksime lähtuda, kui me üldse hinnastamisest räägime. Väga tihti me tegelikult kuuleme seda, et mida teised pakuvad, mis on see turu keskmine. Ja kui me läheme ka võib-olla mõnda grupivestlusesse või siis kogukonda teemat arutama või luurele ja me märkame, et seal on näiteks mingi X tundide hind, näiteks 25 kuni 35 eurot tund, siis ma mõtlen samamoodi, et okei, ma panen umbes samasuguse suurusjärgu. Aga tegelikult peaksid sa iseendalt küsima kõigepealt, kui palju sa päriselt vajad, kui palju sa oled võimeline kuus töötama ja kas see hind, mida sa küsid, katab ära sinu jooksvad kulud ja kas sa selle hinna eest saad ka ennast arendada, kas sa saad puhata ja kas sul on näiteks võimalik ka rahalist tagavara koguma hakata. Ma toon ühe näite, et oletame, et sa sooviksid teenida 2000 eurot kuus ja sul on võimalik ainult 80 tundi kuus müüa siis klientidele. See tähendab seda, et minimaalselt peaks olema sinu tunnihinne 25 eurot.
aga see ongi miinimumhind. Sealt nüüd, kui sa võtad maha veel maksud, koolitused, puhkused, siis tegelikult jääb sealt päris palju vähem alles. Sest et endale palka makstes kaasnevad ka tööjõukulud. Nii et sellega tuleb ka arvestada. Ehk et siin tundub juba seda, et see hind peaks olema natukene isegi kõrgem, et sul oleks ka niisugust varu seal sees. Teiseks, milline on sinu töö iseloom? Väga tihti tegelikult arvatakse, et tööd peab tegema tunnipõhiselt. Aga tegelikult on mitmeid erinevaidki variante ja nutikas assistent valib selle järgi, mis sobib tema töö iseloomuga kõige paremini. Näiteks tunnihind võiks olla sellisel juhul, kui su töö sisu on pidevalt muutuv ja pole ette teada, kui palju miski aega võtab. Näiteks, kui sa toetadki klienti igapäevaste erinevate jooksvate ülesannetega. Kui aga sul on juba teada, palju võib olla see ajakulu, siis võib ka küsida näiteks projektihindasid või paketihindasid. Et projektihinna puhul ongi siis see, et on kindel algus ja lõpp. Näiteks, kui sa aitad e-raamatut vormistada või veebilehte lood, et sellised tööd võiksid pigem olla projektihinnaga. Ja projektihind põhineb põhimõtteliselt ikkagi väärtusel, et ajakulu tuleb loomulikult ka natukene arvestada, aga seal on ikkagi suurem rõhk sellel väärtusel, mis sa kliendile pakud. Ja on olemas ka tegelikult tükihinnaga pakkujaid. Näiteks kodulehe pluginate uuendamine. Konkreetne tegevus tükihinnaga väga paljud pakuvad. Või siis üks Instagrami postitus, üks blogipostitus, üks videote monteerimine. Et sellisel juhul on see kasulik, kui sa tegelikult muutud üha osavamaks ja saad oma tööd kiiresti tehtud. Ehk sa oled ennast arendanud nii palju, et sa oled selles hästi vilunud ja kiire. Et siis küsidki pigem niisugust tükihinda, sest kliendi jaoks tegelikult väärtus jääb samaks. Et siin tuleb ka vaadata seda, et kui me ennast arendades muutume järjest paremaks, kiiremaks, me saame üha rohkem väärtust pakkuda, siis lõpuks see tunnihind enam ei ole teenuse pakkujale kasulik, sest et mida kiiremaks ma saan, seda vähem mul aega kulub. Et ja selle hinnastamise süsteem tegelikult sa võid ajas ju muuta, sõltub sellest, kuidas sa ennast arendad, milliseid teenuseid pakud. Ja seal võib ka olla tegelikult ju mitu hinnastamise varianti korraga, sõltuvalt sellest just, mis teenuseid sa pakud. Ja ära ainult hinda seda kuluvat aega, vaid ka seda väärtust, mis sa lood. Et see on see koht, kus mulle tundub, et paljud virtuaalassistendid ja ka teised teenusepakkujad justkui iseennast alahindavad. Et vaadatakse justkui, kui kaua see töö aega võtab ja selle põhjal kujundatakse hind, aga kliendi jaoks ei ole ju tegelikult ainult aeg oluline. Tema jaoks on ju ka oluline see, et mis on see tulemus. Näiteks võtame siin müügiteema, et kui sa kirjutad müügikirja kliendile, mis toob talle 20 uut klienti, siis kogu väärtus on palju suurem kui sinu 1 tund kirjutamist. Ja kui sa ka veel automatiseerid selle uudiskirja ja ta saabki tänu sellele rohkem müüki, siis see töö tasub ennast ära ja mitte selle ajakulu, vaid just tulemuse tõttu. Et kui sa ise väärtustad oma tööd selle mõju järgi, siis saad ka hinda enesekindlamalt põhjendada. Ehk siis ei tasu mõelda ainult sellele, mis on see ajakulu, mis kulub selle töö tegemiseks, vaid mõelge läbi, et mis on see väärtus, mis sa kliendile annad.
mis see pool tundi tehtud tööd kliendile annab väärtusena? Et me tihti tegelikult unustame selle poole üldse ära. Ja korra ma juba mainisin, et kui sul ikkagi ei ole selles hinnas üldse ruumi kasvuks ega ka puhvri kogumiseks, siis igasugune ootamatus, näiteks sa haigestud, sul on vaja puhkust võtta, lööb su eelarve segamini. Ja kui hinnad tõusevad, siis samamoodi on sul väga keeruline toime tulla. Ning ega sul ei jää ka väga palju endasse investeerimiseks ega kursuste võtmiseks, erinevate rakenduste, võib-olla on sul ka endale assistenti vaja, et sul lihtsalt ei ole seda puhvrit, et neid kõike ootamatusi katta. Et kui sa ka teed praegu hinna osas mõtlemistööd, siis ära ole ainult selles tänases päevas, vaid mõtle ka, et kuhu sa tahad areneda, mis on see hea olu tegelikult, mis sa tahad ka saavutada, et hinda oma aega selliselt, et see lubab sul elada ja mitte ainult töötada, sest lõppkokkuvõttes me kõik ju tahame jõuda ühel hetkel sinnani, et me ei pea oravrattas ainult tööd tegema, et me saaksime ikkagi ju nautida seda puhkust ja kõike muud ka sinna juurde. Ja kui sa oled juba enesekindlamaks muutunud, siis ma arvan, et sul ei ole enam keeruline ka põhjendada oma hinda ja jääda ka sellele kindlaks, et üks välismaa virtuaalne assistentide mentor, kes ütleb ka stop talking ehk siis talking on ju, et lõpeta rääkimine, ütled hinna ära ja oled kuss. Ja siis vaatad edasi. Me kipume tihti tegelikult kohe hakkama sihukest vabandama seda. Ja et näiteks kui klient küsibki, miks see on nii kallis ja kui sina tead, miks su hind on selline, nagu ta on, siis sa tegelikult ei peagi hakkama ennast õigustama, vaid saad talle rahulikult selgitada. Sa saad ära selgitada, mida see hind sisaldab. Ja et sul on olemas kogemused ja ja siis kõige olulisem on ka selle juures see, et too välja see väärtus. Ma olen seda väärtuse juttu siin juba nii palju rääkinud, aga ma ikkagi kordan, et väärtus, väärtus, väärtus. Ja lõppkokkuvõttes, kui klient ütleb ei, et see hind on tema jaoks kallis, siis see ei ole lihtsalt sinu klient ja ongi kõik. Ära jää selle peale mõtlema, et sa said nüüd ühe ei, sest ühe ei taga ootab kuskil ja sinu ideaalne klient. Ja hinnastamisega tegelikult ongi see, et me sõelume välja need koostööd, mis tegelikult ei toeta meid. Nii et kui sa oled virtuaalne assistent või ka ükskõik milline muu teenusepakkuja, siis hinnastamine ei ole lihtsalt ainult numbrite määramine, vaid sa pead ikkagi harjutama enesekehtestamist ja ka väärtustamist. Et kui sa hakkad nüüd hinda looma, siis mõtlegi, et kas see hind toetab minu elustiili, kas see peegeldab minu väärtust, mitte ainult ajakulu, kas see lubab sul kasvada, puhata ja edasi areneda. Et need on need küsimused, mis ilmselt aitavad sul seda hinda paremini paika panna. Ja hinnastamine muutubki lihtsamaks siis, kui sa tead, kes sa oled, mida sa pakud ja mis sulle on oluline. Et ära tõmba ennast maha, kui sa hinda määrad, sest sa oled väärtuslik. Sul on täpselt samamoodi õigus lubada endale mõnusat olemist, arendamist ja kõike sellist head elu. Ja selline oli siis tänane hinnastamise teema. Ma siia lõppu veel hõikaksin välja ühe sellise ägeda ürituse, mis toimub 16. mail, nimelt rahvusvahelise virtuaalassistentide päeva raames. On selline tore kokkusaamine füüsiline ja seda korraldab juba 3. aastat virtuaalne assistent Merli Rosenberg, kes on võtnud südameasjaks, et just sel päeval võiks kokku saada füüsiliselt, omavahel mõtteid vahetada, koolitada. Sel korral toimub see Tartus. Kohapealsete osaliste arv on piiratud, küll aga on võimalik soetada poole päeva pilet live osalemiseni. Nii et hea võimalus kokku saada, mõtteid vahetada ja kes teab, võib-olla ka mõne koostööpurki panna, sest ega ainult ei pea sinna tulema virtuaalsed assistendid, vaid sinna võivad tulla ka teised ettevõtjad, virtuaalassistentide huvilised, lihtsalt suhtlemiseks, koostööde kokkuleppimiseks võib-olla, aga üldiselt mõnusa päeva nautimiseks. Selline
pikk jutt sai täna. Loodan, et teile siit ka mingid asjad kõrva taha jäid, panid mõtlema. Aga jätkame mõnusa nädalaga ja kohtume juba järgmisel esmaspäeval. Tšau!